Tänään on paljutel meistä paastoja alkuisessa sydämessä mure ja ahistus Ukraina soja pärast. Aga se alannut paastoaika annab meille nyt väga hea võimaluse keskenduma palvettama rahu meie maailmassa. Aga samal ajal me saame suunata oma pilgud ka Jeesuse ristiteele ja ülestõusmisele, ehk siis neile sündmustele, mille pärast meie maailmal tõesti on olemas lootus. Nendes väikestes videotes me iga nädal mõtiskleme Jeesuse ristiteele nende inimeste läbi, kes osalesid Jeesuse elu viimaste päivade sündmustele. Me alustame Jeesuse jüngritega. Siin esimeses videos räägime Johannesest ja Filippusest, natuke ka teistest jüngritest, välja arvatud Peetrusest ja Juudasest, kes järgmistel nädalatel saavad täiesti omad videod. Võib-olla neist kahest Johannesest ja Filippusest Johannes on paljudele tuttavam. Ta oli osa tuumikgrupist, üks Jeesuse kolmest kõige lähedamast jüngrist. Ta oli ka üks neist, kellele Jeesus andis selliseid ülesandeid, mida ta ei andnud kõigile. Näiteks seoses suure nädala sündmustega Johannes oli üks neist, kes sai ülesande minna valmistama seda paasa söömaaega. Seal söömaajal ta istus Jeesuse kõrval ja ta oli juba varem saanud näha ja kuulda palju selliseid asju, mida isegi kõik teised jüngrid ei saanud näha ja kuulda. Aga siiski ta oli sama palju segaduses kui kõik teised. Jeesus oli juba eelnevalt rääkinud oma surmast, aga jüngrid olid täitsa hämmingus, kuidas ta sai midagi sellist öelda. Nad ju teadsid, et nende rahvajuhid otsisid võimalust Jeesuse vangistamiseks, tapmiseks. Ja nad ei suutnud täiesti mõista seda, et miks Jeesus siiski tahtis minna Jeruusalemma. Miks ta ei jäänyt Galileasse, kus oleks olnud ohutum. Aga see Jeruusalemma minek äratas neist ka sellise lootuse, et kas nüüd tuleb see aeg, kui Jeesus ilmutab kõigile oma jumalikku väge. Kas nüüd tuleb see aeg, kui ta näitab ennast olevat see oodatud Messias kuningas. Kas ta nüüd rajab selle õiguse rahu riigi maa peale? Kas ta nüüd kogub oma väed ja ajab Iisraelimaalt välja Rooma võimud? Mingid viiteid sellele juba oli. Jeesus oli ratsutanud eesliga Jeruusalemma, mis Vanatestamenti prohvetite järgi oli see viis, kuidas see töötatud Messias kuningas oma kuningalinna tuleb. Rahva hulgad olid teda tervitanud nagu kuningad. Variserid kurtsid, et kogu maailm jookseb tema järele. Lisaks Jeesus oli teinud midagi nii radikaalset, et ta oli ajanud kaubitsejad templist välja. Tundus nagu mingi uue usupuhastuse aeg oleks algamas. Jeesus oli rääkinud paljude variseride ja kirjatundjatega. Ta oli alati osanud neile vastata nii targasti, et ta oli võitnud kõik vestlused ja väitlusest. Ühe sõnaga ta oli kindlasti tol hetkel oma populaarsuse tippus. See Filippus oli kohanud isegi mõned kreeklased, kes olid tulnud Jeruusalemma ja kes nüüd tahtsid näha Jeesuse. Miks Jeesus oma populaarsuse tippus siis rääkis midagi nii kummalist juttu, et keegi reetab tema, et ta peab surema, et tema ihu ja verd peab sööma ja jooma, et ta läheb ära? Kuhu ta läheb? Kuidas jüngrid saavad teada, kuhu ta läheb? Kuidas nad saavad talle järgneda? Ja neid küsimusi nad talle esitasid. Johannese evangeeliumi 14. peatükis loeme sellise vestluse. Toomas ütles talle,
Issand, me ei tea, kuhu sä lähet. Kuidas me siis võimme teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meile Isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile Isa? Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Nüüd me võime küsida, et kas see Filippus oli natuke rumal, kuidas ta selliseid küsimusi küsis, mida Jeesus siis vastas, et sa ju peaks teadma, kuidas sa ei ole sellest aru saanud. Aga mõelge, kui näiteks Toomas ja Filippus ei nüüd oleks küsinud neid küsimusi. Kas meil oleks siis piiblis kirjas need Jeesuse tähtsad vastused? Kui Jeesuse jüngrid ei oleks küsinud selliseid küsimusi, kas me siis ise julgeksime tunnistada, et me ei ka alati saa aru kõigist Jumala plaanidest. Me alati ei saa aru Jumala sõnast, mida ta piiblis meile räägib. Me ei alati saa aru sellest, mida ta siin maa peal teeb, mida ta lubab siin toimuda. Aga õnneks me saame samastada ennast nende Jeesuse jüngritega. Ja seda me saame teha ka siis, kui me loeme Jeesuse viimaste päevade sündmustest. Need mehed, kes Jeesus oli ise valinud, kes olid 3 aastat olnud koos temaga, nad ei olnud mingid superkangelased. Jeesus teadis seda juba siis, kui ta kutsus neid. Ja kui Jeesus kutsus meid, ta teadis ka, keda ta kutsus. Kui Jeesus palvetas Getsemanis, jäid kõik jüngrid magama. Kui Jeesus vangistati, põgenesid kõik jüngrid tema juurest ära. Nad olid ainult natuke varem väga kindlalt öelnud, et nad mitte kunagi ei jätta Jeesust üksinda. Kuhu iganes ta läheb ja mis iganes temaga toimub, nad kindlasti tulevad temaga kaasa. Aga nüüd nad kartsid ja nad põgenesid. Ja me näeme, et Jeesus oli kurb selle üle, et ta sõbrad ei raskel tunnil jaksanud temaga valvata ja palvetada. Aga siiski ta teadis seda, et inimesest ei olnud vastu panema sellele kurjusele, sellele pimedusele, mis ootas Jeesusele ees. Sellepärast Jeesus ju oli maailma tulnudki, et ta saaks päästa meid selle kurjuse võimu alt, kust me ise ennast mitte kunagi ei suudaks päästa. Jeesus, Jumala poeg, pidi jääma üksinda ja hüljatud, et Jumal mitte kunagi ei peaks hülgama meid. Jeesus armastas ja kaitses ta omi kuni lõpuni. Ja võib olla, et sellest Jeesuse armastusest oli Johannes midagi rohkem aru saanud kui teised. Enda kirjutatud evangeeliumis ta kutsub ennast jüngriks, keda Jeesus armastas. Ja kindlasti see nüüd tähendas seda, et Jeesus armastas ainult Johannest, või et Jeesus armastas Johannest rohkem kui teisi jüngreid. Vaid ma arvan, et mõte on see, et Johannes kuidagi mõistis ja koges rohkem seda Jeesuse armastust. Ja võib olla, et see usaldus Jeesuse armastusse andis talle ka selle julguse, et ta salajas järgnes Jeesusele pärast Jeesuse vangistamist. Johannese evangeeliumi 18. peatükist me loeme, aga see Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Peetrus seisis aga väljas ukse ees.
Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav ja kõneles uksehoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Ja sealt edasi jutt räägib jälle ainult Peetrusest. Ma ei tea, mis siis tegi see teine jünger, kes vist oli ise Johannes. Võib-olla ta julges minna veel natuke edasi, et näha ja kuulda, mis Jeesusega toimub. Ta küll ei julenud ennast paljastada Jeesuse jüngriks või öelda ühtki sõna Jeesuse kaitseks, aga ta ei suutnud olla vaatamata kõrvalt lõpuni, mis Jeesusele tehakse. Ja Jeesuse risti juures meile ka ei mainita kedagi teist jüngrit. Ainult seal olid Jeesuse ema, mõned teised naised ja Johannes. Ristilöödud Jeesus rääkis veel mõned viimased sõnad oma kallile õpilasele ja sõbrale. Ta ei noominud Johannest, kes oli pakku joosnud ja oma lubadused petnud, vaid selle asemel ta palus veel ühe teene. Ta palus, et Johannes hoolitseks Jeesuse emast, nii nagu oma emast. Ja seda Johannes lubas teha ja selle lubadusega ta täitis. Johannes jäi risti juurde kuni Jeesuse surmani, aga Jeesuse matmise juures me temaga enam ei kohtu, vaid järgmise korra kohtume Johannesega siis, kui ta koos Peetrusega tuleb tühja haua juurde. Kui ta läks hauda sisse ning nägi ja uskus. Veel ta siiski ei täiesti mõistnud, mida see tähendas. Ta ei mõistnud täiesti seda Jeesuse ülestõusmise imet veel. Aga hiljem Jeesus oma püha vaimu läbi äratas Johannese ja Filippuse ja kõikide teiste jüngrite südamet mõistma, mida tähendas Jeesuse ristisurma ja ülestõusmine neile ja kogu maailmale. Ja nii kirjutas Johannes ka oma evangeeliumi, et kõik teised, et ka meie saaksime lugeda nendest sündmustest, et me saaksime lugeda Jeesuse sõnu ja et me usuksime, et Jeesus on Kristus Jumala poeg ja et meil uskudes oleks elu tema nimes. Nii nagu Johannes kirjeldas selle oma evangeeliumi mõtted või põhjust, miks ta selle kirjutas. Ja see on meile hea läkitus ka alanud paastoajaks. Nii nagu Jeesuse jüngrid elasid koos temaga 3 aastat, elage ka meie need paastoaja nädalad ja ikka ka pärast seda koos Jeesusega, kuulates ja lugedes tema sõnu, olles palves ühenduses temaga, võttes armulauas vastu tema ihu ja vere meie pattude andeks andmiseks. Ja nii me saame kinnitust oma usule, midagi kindlat selles segadases maailmas. Ja nii on meil igavene elu Jeesuses. Aamen.